teema on meil kevadine suur puhastus nii kodus kui iseendas. Ja teatavasti, kui rääkida puhastusest ja iseenda puhastusest, siis me alustame kõigepealt siit, enese seest. Ja ennem kui me läheme siis muude puhastusvahendite juurde ja muude puhastuste juurde, ma räägiksin teile, tutvustaksin teile plaani B, sest igal ühel ilmselt on varutud plaan B, on olemas plaan A ja plaan B, et kui siis on vaja seda plaani B-d. Ja see plaan on siis niisugune plaan, mis võimaldab sulle isikliku tarbimise pöörata kasumlikuks. Kas te näete seda kõike? Tegemist on siis sellise äriplaaniga, kui sa võtad siit koodi selleks, et osta endale igapäevatooteid, mida sul nii või teisiti vaja on, ja sa võtad sellest kontsernist siin, liitud selle koodiga, siis on sul võimalik saada neid kaupasi, igapäevakaupasi odavamalt. Kui sa muidu maksad 100%, siis selle koodi võtmisega läheb maha kohe see 30%. Ja nüüd, kui me hakkame tegema käivet ja me räägime nendest headest tootest oma kallitele sõpradele ja me kasvatame enda ümber niisuguse tore sõpruskonna, kes kõik tarbivad neid ka tooteid, siis meil tekib oma väike meeskond ja siis hakkab tekkima meil käive. Ja niimoodi hakkavad tekkima käibeprotsendid ja need protsendid on siis 3% kuni 21%. Ja nende protsentide kasvamisega läheb siis sellest osast ka kogu aeg toote hind maha. Nii et meil on võimalik oma käibe kasvatamisega järjest pöörata oma äri kasumlikuks läbi oma tasku ja saada oma igapäevatooteid odavamalt. Me võime neid tooteid ka müüa ja siis me saame natukene taskuraha, kuid see ei ole meie peamine eesmärk, sest see tegelikult ei tee meile püsivat tulu. Ja nüüd, kui me niimoodi oma meeskonda kasvatame ja oma protsente ja käivet suurendame, siis tekib niisugune olukord, et meie meeskond tehes käivet, me võime jõuda nende protsentidega kuni 21%. Ja kui siin oled sina ja sul on meeskonnas 3 liiget, kes on kõik jõudnud 21%-ni oma käive tekitamisega, siis hakkab kontsern sulle tasuma sellest grupi käivest 6%, kogu käibest 6%, mis on päris suur raha, lisatulu. Ja see on kõigile väga rõõmus uudis. Ja see kontsern on siis Amway kontsern ja seda me saame, kuidas see kõik täpselt käib. Muidugi sa pead küsima oma mentorilt, kes on alati targem kui sina ja seda õpetab meile süsteem ja selle süsteemi nimi on Network 21. Ja see Amway kontsern ja see süsteem on juba eksisteerinud üle 60 aasta ja on üle 100 riigi, nii et selle järjepidevus ja tulemuslikkus on 100% kindel, et selles kahelda pole mõtet. Ja niimoodi, kui see meeskond sul järjest kasvab, siis näete, siin võib tekkida jällegi uus lüli, kes kasvatavad oma meeskonna käivet ja tekib uus niisugune grupp, kes jällegi võivad saada 6%. Ja kui nüüd näiteks need inimesed, kes siin on, näete, et kui mõtlete, et see on nagu väike püramiid, aga need inimesed, kes on allpool ja tekitavad siin käivet rohkem, kui näiteks sina siin üleval pool ja neil tekib suurem grupikäive, siis raha on selles kohas isegi rohkem, kui rahast rääkida.
aga kõike peale raha on ka väga väärtuslik, sellepärast et on meeskond ja meeskond on lõbus ja meeskond teeb tööd ja loeb raamatuid ja kuulab plaate ja see on väga tore tiimitöö. Ja nüüd me läheme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis meie puhastamine seestpoolt ehk HelpPoint programm. Ja nendest kogemustest, kuidas siis see süsteem töötab ja kuidas oma HelpPoint programmiga on hakkama saadud, räägib meile Annela ja ta esitab ka teistele küsimusi. Tema juhib seda paneeli. Aitäh, Anneli. Minul on siis selline väga meeldiv ülesanne rääkida pisut HelpPointist, mida ma olen 2 aastat tagasi tervenisti läbinud. 2 aastat on läinud väga kiiresti. Kui küsida, et mida ma võisin oodata sellest programmist, tegelikult mitte eriti midagi. Ma ei osanud sellest midagi arvata, ma ei teadnud sellest midagi, aga mul oli lihtsalt super ülaliin, kes ise tegi selle kõigepealt läbi. Ja kui arvate, et teie elus on midagi keerulist, siis mina valisin selle HelpPointi perioodi täiesti keerulisse olukorda. 2 aastat tagasi oli laulu- ja tantsupidu. Nii et Sirje meie meeskonnast siit teab väga hästi, mis on laulu- ja tantsupidu ja kui sa oled täiesti teises keskkonnas ja sa pead kaaluma ja mõtlema, mida sa sööd ja nii edasi ja nii edasi. Mis see mulle võis anda või mis ta on mulle andnud? Kindlasti kaalu langetamise. Kindlasti ka selle, et ma toitun teistmoodi ja üks suuremaid asju, mis on minusse kinnistunud, on kindlasti hommikukõnd. Et ma ei alusta päeva enne, kui ma ei ole käinud kõnniringil. Mõnikord on pikem, mõnikord lühem, vastavalt sellele, kuidas siis aeg lubab või tunnid lubavad minu elus. Kas ma tunnen ka midagi 2 aasta tagusest? Nüüd tänasesse päeva olen midagi kaasa võtnud. Jaa, olen küll. Mu kaal on endiselt sama, mis oli peale HelpPointi läbimise. Ma toitun teistmoodi. Perekond muideks sööb ka üsna samasugust toitu nagu minagi, enam ei krimpsutata. Võib-olla portsud on nendel pigem suuremad. Nad ei krimpsuta nina, nad vaatavad väga hea meelega selle peale, mis on minu taldriku peal. Ja see toit on väga hea, sest me teeme aikukkipottide ja pannidega toitu. Smuutid. Minu abikaasa tegi paar päeva tagasi imelise smuuti, ise ka üllatus, šokolaadivalguga muidugi. Mis on jäänud meie peresse, on valgutarbimine kindlasti. Vitamiine võtsin ka enne ja ma arvan, et see üks väga suuri toredusi on asja juures, et ma ei söö enam kommi. Ma ei ole mitte erivajadustega, aga mul ei ole sellist magusa isu, et ma peaksin pidevalt midagi nii kasekese pakk oli nalja teha ära süüa. Ja kuidas ta on mind muutnud? Süsteem. Et HelpPointis on kindlasti üks kõige olulisemaid asju on see, et sul on süsteem ja sul on olemas mentor. Sa ei tee seda üksinda. Sa ei pea mõtlema, mis või kuidas mentor kuulab, rahulikult aitab sind ja kõige parem on see, et kui sul tekivad tagasilöögid selles HelpPointis. Selle laineharjal on alati meil tore kuidagi hõljuda seal ja tegusid teha, aga siis, kui kaal ei lähe maha või sööd valesti, no hakkaks või jonnima, aga ülaliin ütleb selle peale, et see on normaalne. Nii lähebki. Ja ma tean, et meie toredas seltskonnas on 2 imelist naist, kes on sellel, nii Sille näitab just seda HelpPointi, sellist brošüüri, mille te kõik kaasa saate sealt ja ma tean, et Erika ja Marju on selle nüüd endale ette võtnud ja mul oleks väga hea meel nüüd, kui Marjus oleksid nõus jagama siit oma kogemust ja ma loen sulle kiiresti need küsimused, kui on vaja, siis täpsustame ka, et kui pikalt oled siis seda programmi teinud, kas ja millist muutust sa üldse tunned endas ja kui tohib, siis ka palju oled kaalu kaotanud. Et millal alustasid? Mulle praegu nüüd tere õhtust kõigile. Tuleb nüüd 3. nädal
ja no see tublik tegelikult ja viimane nädal on muidugi ilmselt natukene katsumuste rohke, et kuna koolivaheaeg ja siis ju vanaemadel on ju toredad üleskanded, eks ju. siis on natukene nagu keeruline, et aga noh, põhimõtteliselt on täitsa okei tegelikult ja ei, meeleolu on ikkagi väga vahva, jumalast niisugune hea ja puhanud ja värske ja mõnus on olla kogu aeg. Vaatamata sellele, et on mingid 3 tüüpi siin traavivad ringi ja siis no kui nagu positiivseid asju, et ma ikkagi jätkuvalt imetlen seda, et ma mõtlesin peale teist nädalat, et järsku see on nii, et no lihtsalt mulle tundub niimoodi, aga mulle tundub, et on nagu nende liigestele nagu kuidagi nagu hästi nagu soodsalt mõelnud see lugu praegu. Et ma juba siis nagu enne seda mõtlesin, et abi kuidagi autosse, et jalg ei anna kõveraks ja mingid sellised jamad. Et aga nagu seda ei ole, et ma ei oskagi muud põhjust nagu tuua, et nad hea küll neid suhkruid ei söö ja siis seda jahuasju ei söö. Ma ei tunne puudust ka huvitav. Neid koogikestest ja pirukatest, et nagu ei ole. Aga siis muidugi see vee joomine on, eks ju, päris hea katsumus, aga muidugi päästab päeva siis meil siis see sama asi. Kui seda XS-i sinna vette panna, siis on ta täitsa joodav ja on võimalik küll jah, need liitrid endale sisse kuidagi moodi. Ja siis oli nagu üllatus oli see, et kui praegu on nüüd kevad, eks ju, ja sügisel just mõtlesin, et panin need mingid kevad asjad kappi, et nii. Ja tuleb kevad ja ma vist hakkan endale uut jopet jälle ostma ja ma ei viitsi nende poodidega traavida ja nüüd ma mõtlesin, et hea küll ma võtan seda kapist, et ma proovin, et kuidas sellega lood on ja enne ime, nagu tšupsti läks selga. Kõik lukud läksid kinni ja et see oli nagu positiivne asi, täiesti positiivne asi. Ja muidugi ma võin selle kaalu, kuna mul nüüd see nädal on natukene moged läinud, et esmaspäeval ma unustasin vee kaasa võtta, nii et ma ei saanud juua ja eriti ka söömine läks ka natukene meelest ära. Aga vaatamata sellele on nüüd selle 3. nädal ei ole ju läbi veel, eks ju, ja siis mul on ikka ligi 5 kilo läinud alla. Ma võin selle numbriga täitsa päris öelda. 4 kilo 700. Et tegelikult ma arvan, et on täitsa okei. Nii, paneme suhkrukotid laua peale mõelda vaid. Just. Ja, just jah. Ja uskumatu on see, et ei ole see nagu mingeid neid isusid, et nüüd ma lähen siis söön natuke kommi, no mingi šokolaaditahvel oli täitsa köka-möka enne sisse sirutada. Et aga no ei ole. Et siin ju lastele teen mingeid teisi sööke ja no ei niimoodi, ma peaks neid päriselt niimoodi, et ta tilgub ja vaatab, mis sööki nad söövad, et ei, väga hästi on kõik. Väga tore. Super. Hästi, aitäh Marju. Mentoritele. Just, nii ongi. Et siin on see eest ja tagant lükkamine on tänu mentorsüsteemile väga hea ja ma loodan, et Eerika, sa oled ka valmis rääkima või jagama midagi ja kui magusa isu tuleb, siis meil on olemas need batoonid, mis on ülihead selles süsteemis. Eerika, saab midagi? Samad küsimused. Jah, kas te kuulete mind? Ja, me kuuleme sind hästi. Okei, sest näha mind ei ole. Minu mobiil loobus minu pildi näitamisest. Aga me kuuleme. Aga madistasin siin 3 vahendiga. Ma olen ju kodust ära ja katsun hakkama saada. No nii, mina olen igipõline dieeditaja. Mina muudkui ka dieeditan. Ja mul on väga hea võrrelda nende varasemate dieetidega, et praegu, ma alustasin 5. aprillil. Ja täna on meil 22, eks ju, see on 17 päeva ja ma olen maha võtnud 4 kilo. Ma olen selle üle väga rõõmus. Et sellised asjad, mis tundusid, et enam selga nagu ei lähegi, need lähevad selga. Püksirihmale tegin ühe augu juurde, et on näha, et toimib. Ja et püksil ongi rihm peal, sest lihtsalt püksid muidu üleval ei seisaks. Naisterahvad vist nagu trakse väga ei kanna, jah. Aga siis kerge on olla
ja kui võrrelda nüüd teiste dieetidega, siis mu kõht ei ole tühi. Et igasugune dieeditamine tähendab ju kannatust. Kui sa ei kannata, siis ei lähe maha ka ju, eks. Et nagu öeldakse, et no pain, no gain, jah. Aga selle süsteemiga kummalisel kombel, et kõht on täis ja tuju on hea ja ma kahtlustan, et ikkagi on siin tegu selles, et me sööme valku ikka nii palju, et kõht püsib täis. Õige toitumine, just õige toitumine ja tasakaalustatud. Tegin siin oma armsale miniale ka selle sama salati, mille ma sinna meie keskkonda ülesse panin, et apelsinid ja muud asjad, apelsinitükid ja muud asjad, mis seal siis sees olid, talle maitses ka. Väga tore. Et ja see, et meil on see suurepärane tugigrupp ehk munaklubi, et ametliku nimega 6 nädalat, et see on hästi vahva ja muidugi üks asi, mida ma nüüd pean veel harjutama või milleni jõudma, on siis see hommikune jalutama minek, et ma olen siiani asendanud selle võimlemisega. Et päris nagu, et ümber voodi ei kõnni, et nagu siin soovitati, et kas või tehke mõned sammud ümber voodi, aga selge on see, et liigutama peab. Et nii on, et täna ma jooksin trepist üles alla mitu korda, et see oli ka nagu sellise mitme 100 sammu eest ma oletan. Aga ma olen väga tänulik siis oma mentoritele, kõikidele nendele, kes mind toetavad ja aitavad ja grupile ja siis kuidas see Teo vanaisa ütles, et ikka edasi ja edasi, mitte sammugi tagasi. Väga tore, väga vahva. Aitäh, Eerika, sulle. Nii, ja üks küsimus on mul veel Kaisale tegelikult ka, et sina oled nüüd teisel ringil, mis iganes see ka tähendaks teiste jaoks, aga meie jaoks, munaklubi laste jaoks, et sa lähed uuesti sellele programmile. Kas sul olid nii suured probleemid olid kaaluga või mis see sinu jaoks praegu siis endast kujutab? Ja aitäh ja tere, ma olen teisel ringil Elfpointiga tõesti, tegin ju ka 2 aastat tagasi, ka laulupeo ajal, ei olnud lihtne, aga kõik on tehtav. Nüüd on erinevus sellega üks asi, et see on nagu rohkem omandatud, et ma juba niimoodi loominguliselt tean enam-vähem neid portse, see on nagu mu elustiili osa. Ma võtan nagu vabamalt, 3,8 kilo on kaotatud, nagu vupsti, eesmärgist on 1 kilo puudu, ilmselt läheb sealt veel rohkem maha, ma teen lõpuni selle igatahes ja see ka, et muidugi riiete järgi on aru saada kohe ja erinevus veel võib-olla, huvitav on see, et nüüd just patsiendid nii palju kingivad komme, suuri kommekarpe ja kätte annavad ja igasuguseid mett ja kõike magusat ja ma rõõmuga võtan vastu. Esiteks ma tean, et mul on kodus üks rahutu maanoor, kes praegugi õues lammutab, et kõik see energia läheb temale ja mina siis ja mis ma veel natuke, eelmine kord ma tegin niimoodi, et mul ju Aigar oli siis mujal pikka aega ja mina siis olin üksi, toimetasin, aga nüüd on, kui me koos oleme, et ma alguses mõtlesin, kuidas me siis nagu erinevaid toite absoluutselt ideaalselt lahenenud, et tema saab hakkama oma toiduga. Muidugi, kui ta tuleb koju, mul ei ole probleem panna temale mingid, ma ei tea, kartulid või riisid, läätsed, midagi iganes nagu valmima, aga ise mul on endal juba kõht nii täis, et mul ei isuta mitte nagu midagi ja need batoonid ja see vadakupulber on lihtsalt tõeline elupäästja. Nii et väga, jah, nagu mõnus, mugavam, ütleks nii. No sellepärast, et see on tuttavam, eks esimene kord ikka ajad näpuga järgi ja vaatad, mis praegu ka. Aga kõik süsivesikud ja kõik kaalunumbrid ja kõik panen kirja, saadan hommikul Sillele. Täpselt 100% nii nagu peab. Väga hästi, väga tubli. Nii, tegelikult on minu poolt kõik, nii et olge uudishimulikud, küsige, mis see Helppoint tähendab. Et teie kutsuja kindlasti oskab seda infot teile anda ja see teeb elu palju lihtsamaks ja rõõmsamaks, uskuge mind. Aitäh! Aitäh, Annela ja aitäh Eerika, Marju ja Kaisa jagamast oma Helppointi kogemusi.
Ja nüüd me läheme edasi kevadise suurpuhastusega kodus. Kas Grete on valmis meile rääkima universaalsest puhastusvahendist LOC? Palun, Grete. Grete püüab koos selle kõige väiksemaga, kes mul siin kodus on aastakümnekuune, kes kõige rohkem ka mul tekitab kõige ootamatumatesse kohtadesse kõige ootamatumaid plekke ja lägasid, mida ma siis kõike saan sellise vahendiga puhastada, mis tuleb teha pritsipudelisse. Õudselt vähe kulub seda selles mõttes, et 1 liitrist vahendist sa saad 10 liitrit vahendit, kui seda ära lahjendad. Ja no mina olen võtnud veel igasuguseid asju loogiga vält maha. Viitika ja rasvakriidi joonistused seintelt, ustelt, põrandatelt, igasugu materjalidelt. Siis olen esmaabina kasutanud seda näiteks oma poja, mina ei tea, kus õli sees, ta on umbes 8-aastane, pükste peale. Mõtlesin, kui ma need püksid nagu jätan niimoodi, mul ei olnud mitte midagi muud parasjagu. Ma lasin lihtsalt nad lokiga täis, et need õliplekid tulid pärast välja ilusasti, kui ma ära pesin need püksid. Et ma ütlen, et ausõna, mina ei tea asja, millega, mida ta nagu välja ei võta. Hästi erinevad kasutusmeetodid. Terve nimekiri on isegi olemas üks fail, üks hästi tore fail, kus on kirjas hästi täpselt, kuidas puhastada seemisnahast kuni autosisustuseni või milleni iganes välja, et võib kasutada täiesti puhast kontsentraati, võib kasutada kergemate plekkide või igapäevase puhastamise puhul lahjendada. Ma ei tea, kas seda faili on võimalik ka miskil ajal kuskilt jagada huvilistele. On võimalik, selle jaoks vist, kas Talisele kirjutada on kõige parem, eks ju. Saate küsida, et ma ei hakka siin praegu ette lugema, mis kõik need võimalused on, aga mõne koha pealt mul võttis täitsa suu lahti, et ahah, et selliseid asju saab ka puhastada. Ütlen, et täiesti asendamatu. Mul on alati, üks pudel on mul tagatoas elutoas ootamatuteks juhtudeks ja üks on mul alati vannitoas ja kohe kööki haarata sealt. Ja mis on veel nagu hästi tore selle juures, et vähe sellest ta puhastab ära, aga ta võtab ära ka mingid niisugused väiksed imelikud nagu lõhnad. Et tegelikult võtab ta ära väga hästi näiteks kalalõhna. Ma olen katsetanud, lõike laua peale, puhastasin ükskord lokiga. Igasugused väikelapse oksed ja asjad, mis võivad kõik tulla, et nagu väga hästi neutraliseerib ka nagu need ära. Ma ei tea, ma olen igasuguseid puhastusvahendeid kasutanud läbi aegade. Üks lõhnab halvasti, teine ei tee korralikult tööd, kolmas on, seda kulub nagu nii palju, läheb lõpuks nagu nii kalliks, aga siin sa saad liitrist 10 liitrit seda vahendit, kui sa lahus teed. Super vahend, ma ei oska muud nagu öelda. Täpsemalt, võid ju küsida mult, mida veel sellega teha saab või mida mina olen veel teinud. Ma ei oska lihtsalt rääkida, see on geniaalne vahend, geniaalsest asjast on nagu väga raske rääkida. Oi, ja lokil on need olemas ju ka need niisked lapid, kus Annela näitab praegu ja Sille vist tuleb, Sille ja Talis vist ka võtavad seal. Et on olemas ka need niisked lapid, ma ei tea, kas te näete, mis Annela näitab, eks ju. Need on täiesti ulme head, ma tean, Valeriale hirmsasti meeldisid need lapid. Valeria noogutab praegu, et tema koristas kogu oma kodu nende lappidega just ja ütles, et no super, see on sama asjaga on ta immutatud. Selle lapiga on lihtsalt see, et sul on ta veel lihtsam, et sa ei pea isegi midagi pritsima ja mingid muud vahendid, vaid sa lihtsalt tõmbad sellega. Siis pöörad teise külje ja siis tõmbad teise küljega ka, et jätkub neid ka päris kauaks. Nii et super, kes veel ei ole kasutanud, siis kindlasti proovige. See on muide või esimene vahend, LOC, ja sellele suurepärasele vahendile said ka teised tooted kõik väga kuulsaks ja tuntuks. Aga just see oli see, mis alguses laineid lõi ja tekitas huvi, et või mis imeasi see küll on. Aga suur aitäh sulle, Grete. Ja Kaisa tahtis vist ka nüüd midagi öelda. Kaisa, palun. Ja aitäh, ma tahtsin lihtsalt lisada sellele ulmehea tootele, et seesama lokk, eks ole, ja siis on mul tehtud see kontsentraat ja
või see lahus just ja kuidas mul kallis Aigar kõndis helekollase vaiba peal, see jäätist, siis suur šokolaadilõrakas kukkus keset vaipa ja siis tuli sellise mööda seina, et Kaisa, tead, mis juhtus. Ja siis ma ütlesin, pole probleemi, pole stressi, võtsin oma kätte, lasin 3 korda peale, ma unustasin selle ära ja seda plekki seal pole. Ja siis meil käis torumees oma õliste kätega meie valges magamistoas ja siis lööts mööda seina ja siis ma jälle tulin, et ütlesin, kõik saab tehtud, ärge muretsege, et ta oli ka pool kaame näost juba, et mis ta tegi. Aga ma ütlen, et nii kerge elu on, et Silja nimetab plekifriikidele, on see täiesti lihtsalt nii rahustav. Nii et just, Grete, kinnitan kõike, mis sa rääkisid. Just plekifriikidele mõeldud, ka mina olen üks nendest ja isegi veiniplekid ja mustsõstraplekid ja kõik saab ära sellega. Nii, aga suur tänu siis Gretele veel kord ja Kaisale ka lisamast, aga lähme edasi kevadise suurpuhastusega. Kuidas me siis aknaid puhastame? Sellest räägib meile Silja. Silja, kas sa oled valmis? Ja tere kõigile. Mina avastasin enda jaoks ootamatult pühapäeval, et on selline vahend mul kodus nagu glass cleaner ja mõtlesin, et võiks ju proovida seda. Enne ma pesin pool maja aknaid ära teise vahendiga, aga kuna see sai otsa, siis juhuslikult nägin seda ja kasutasin seda ja ma olen väga rõõmus selle üle, sellepärast et ühe akna, mis ma sain mõlemad poolt puhtaks tehtud, see säras ja kriiskas nii ilusasti, et mul oli sellest ülihea meel ja mõtlesin, et kuna ma praegu veel aknaid väljast ei pesnud, et siis nüüd, kui ilusad ilmad jälle tulevad peale lumesadu, et siis ma lähen ja pesen kõik väljas ka ära ja siis on mul terve maja aknad, kõik säravad ja kriiskavad päikese käes ja see oli niivõrd hea oli sellega pesta, seda läks maru vähe ja kuidagi hästi lihtsalt ja kergelt sai akna puhtaks. Nii et soovitan kõigile, ma ei tea, kas ma saan näidata ka, ma tõin ta igaks siia, aga kas ta, mul on siin väga pime toas. Et kuidas... On näha küll, on. Ja, et selline ilus väike pudel ja väga hea toode. Soovitan kõigile. Aitäh tähelepanu eest. Suur tänu sulle, Silja. Ja, Paula. Kevadisest vannitoa puhastamisest räägib meile nüüd Madis. Madis Uu. Ja, tere õhtut minu poolt. Et eelnevatelt rääkijatelt täpselt, et ülimõnusad vahendid. Mulle meeldib eriti see vannitoapuhastusvahend, kuna varem meil oli suur probleem katlakiviga. Praegusel ajal on nüüd väikene probleem ka rauaga, aga see vahend siis ideaalselt kõrvaldab meie need probleemid ja jäljed. Et kasutada ka väga hea lihtne, et kanna peale, natukene olen siin lasknud ka mõnikord seista, aga pärast seda tulevad igasugused need katlakivid, muud mineraalid, asjad, ükskõik mis pinna pealt väga hästi maha. Nii, et siin nagu soovitatud on, et 3 ühele panna, et siis peaks olema nagu väga hea vesi ja väga hea tingimus. Et minu enda kogemus on küll niimoodi, et ka kõige hullemates tingimustes mul läheb täpselt seesama vahekord ja pole siiamaani probleeme olnud, et mõni plekk jääks kuhugile kinni. Mina lisaks siit omalt poolt, et mulle väga meeldib see, et ma saan selle vahendiga kõik segistid läikima ja meil on duširuumis ka selline peegel kildudega paan selline ja need plaadid ka läigivad niimoodi, et sa võid reaalselt sealt peeglist ennast vaadata, et see on super vahend ja. Kaisa teeb väikest reklaami, kuna meil kahjuks on viimane pudel lahjendatud ja kohe ootamas kasutamist. Suur aitäh, Madis ja Maris. Väga tore.
et te saate peegliks kasutada vannitoa kraani. Nii, edasi räägime kevadisest üldpuhastusest seoses ahjude, klaasukstega, pottide, pannidega. Marika tahab meile sellest rääkida. Marika. Ja. Tere õhtust. Olen korra juba seda ahjupuhastusvahendit kiitnud ja no, mõnikord juhtub niisuguseid asju ka, nagu juures olev pilt pakub vaadata. Ehk et panni põhi ja siis tuleb võtta see ahjupuhastusvahend ja selle väikese pintsliga kanda natuke peale ja natuke lasta seista ja siis võib terakesega näiteks vammiga nühkida ja see kõrbenud pannipõhi on puhas. Samamoodi toimib ta siis praeahjus, kui on riskemaid praade küpsetatud ja praeahi on rasvapritsmeid täis, siis aitab ta seda praegu puhastada. Mina olen puhastanud ka keraamilist pliiti ja ka kaminahju ust. Et see sõltub ilmselt natukene küttepuudest ja ka sellest, kuidas nad sinna satuvad. Aga võt niisuguseks puhtaks teeb siis see ahjupuhastusvahend ka selle ahjuukse, klaasukse. Ja ikka jälle natuke peale ja seal isegi ma ei ole teda ka mingit pikka seismist või valgumist ei ole, et peale ja puhastada ja ära pühkida ja olen niiskelapiga üle käinud. Ja teeb oma tööd väga hästi. Ja võib proovida, et võib-olla keegi oskab veel öelda midagi, mida saab puhastada. Palun, Annele. Tegelikult saab, ma arvan, et Talis jaga minuga sama, aga ma sain väga hästi puhtaks vanad vahvlimasinad sellega, õlid. Ja sinu kogemus, Marika, oli tegelikult see pliidiserv, mis saab väga hästi puhtaks, uskumatult. Päris puupliidi äär. Mina tahtsin veel lisada seda, et kuna nüüd hakkab grillihooaeg, siis meie eelmine laupäev juba selle avasime pidulikult ja tegime siis oma firma rooga erilise marinaadiga kana ja siis on meil selline rest, mis niimoodi kokku käib. Mille vahele saab kana panna. Ja loomulikult siis, kui ta seal niimoodi praeb, siis ta pärast on meeletult natuke niimoodi ära kõrbenud ja kõik selline must ja siis, kui mina hakkasin pärast puhastama, siis ma mõtlesin, okei, ma võtan selle traatnuustiku ja sellega siis. Vaatan mina köögis, mida tema teeb. Rest on pandud kraanikausi ja ta üritab meie suurepärase traatnuustikuga seda puhtaks saada ja pritsib igale poole seda pruuni sodi ja kõik kohad on täis. Mõtlesin, et kullakene, mida sina teed, oli ju niimoodi. Meil on ju ahjupuhastaja. Ja eks sa oleks selle traatnuustikuga ka saanud, aga need väiksed ruutukesed on tüütu. Ja siis pintseldasime kokku. Natuke aega seisis ja pärast vee all läbi ja puhtam kui eelmisel. Me tahtsime tegelikult täna seda katset teha, aga kuna me ei jõudnud enne seda ära määrida, siis seda puhast nagu näidata teile ja öelda, näete nüüd, et see on nüüd nii puhas, et siis nii ongi. Määrime ära, siis näitame. See on nüüd igatahes hea tähelepanek ja see tuleb meelde jätta. Ei, oota, ma vastan nüüd, Valeria küsib, et kas ma ei teadnud, et see puhastad. Meil on nii palju asju, et see teinekord sa võtad mingi asja, sul on lihtsalt eesmärk mingi asi ära teha ja ega sa ei mõtle, kuule, et kuidas oleks nagu lihtsam. Et kui sa oled veel koleerik ka, kes lihtsalt tahab teha, siis on nii, et sa hakkadki tegema ja kui sul on natuke seda melanhoolset külge see, et mina võin rahulikult niimoodi
tema kannab seda nühkimist. Jah, seda nühkimist. Õnneks on meil meeskonnatöö. Aga õnneks on meil meeskonnatöö, nii et siis tuli töökontroll tuli vahele kohe ja nii et jah, nii et igasugused grillid ja vahvlimasinad, nii nagu Annela ütles, tõsiselt hästi saab puhtaks, aga jätke sellel vahendil, jätke natuke, et ta natuke seisab, et ärge hakake kohe, et inimesed tahavad kohe hakata, mida kauem ta seisab, seda paremini puhtaks läheb. Ja silma ärge pitsi. Ja ärge jooge. Aitäh. Just. Kas Marika tahab veel midagi rääkida sellest ahjupuhas suurepärasest tootest? Marika? Ei. Igal juhul siis aitäh sulle ja need pildid olid ka vapustavad, et väga efektsed ja mina olen ka isiklikult kuulnud väga palju häid kiitvaid sõnu selle ahjupuhasta värgi kohta ja kõik tahavad seda tellida, et see on väga hea toode. Aga me läheme järgmise esineja juurde, kelleks on Kaisa ja Kaisa räägib, kuidas ta siis kööki puhastab kevadel. Ja jälle Kaisa, ma tahtsin lisada, et Marika jutu ja mul tulid mälestused, kui me siia majja kolisime ja see ahi oli siuke, et ma ei tea, kuidas seal süüa tehti, igatahes tänu sellele vahendile me saame seda ahju kasutada nüüd. Aga mina räägin köögipuhastamist, kõik pudelid on ühesugused, eks ega vahet ei ole, mis ma näitan, aga ma jällegi olen teinud ka selle kus mul nüüd siin on, selle lahuse ja köögi puhastamisel, kuna me kasutame ju õlivabasid ja rasvavabasid panne, et ei vaja rasvaainet, siis väga midagi pritsi ka, aga no teate, köögis ikka tekib mingisugune sodi ja pripsmed ja olgu see siis terasharjast tulnud sealt või ma ei tea, mida puhastades ja siis, aga see mul kogu aeg käib, ma kasutan praktiliselt iga päev, ma lasen need pinnad üle, esiteks ta ju ka puhastab, et kui on midagi poest, mingi pakendit toodud, mulle ei meeldi sinna sama peale oma toitu panna ja selle lõhn on nii hea. Nii maitsev, ma ei joo seda ka, aga kui sa koristad sellega köögi ära, päike paistab sisse, sa teed akna lahti ja see on nagu uus, aga samas ta ei ole siuke kangem keemialõhn, ta on puhtuse lõhn, nagu meil on mitme tootega siin. Ma annan ka nuusutada, palun. Et siin on mitme tootega käinud läbi see puhtuse lõhn ja täpselt see ongi ja lihtsalt imelisi asju teeb ta puhtaks. No see on see vahend, millega saab veekindla markeriga maha. Mitte, et seda köögikapil mul oleks, aga ma ei tea, mis siin sees on. Igatahes ta töötab, mulle meeldib see lõhn ja kätele on ta sõbralik ja super. Nii et proovige ja tehke aken lahti, siis on eriti efekt suurem. Aitäh sulle, Kaisake. Nii, aga see, et kui me köögi puhtaks saame ja kõik enda ümbruse puhtaks saame, sellest veel ei piisa selleks, et tegelik puhastus algab meist endast ja iseenda suurpuhastusest räägib meile Sille. Ja tere veel kord kõigile, et kõik algab tegelikult iseendast ja kõik algab, kõik on oluline. Mis mulle meeldib selle süsteemi juures, ma alati ütlen, et mulle väga meeldib see, et Amway ja Network 21 süsteemi jaoks inimene on tervik, kõige oma välimuse, sisu, oma vaimsuse, oma isiksuse arengu poolest, et siin nagu kõik küljed saavad kaetud. Ja see nii-öelda see seestpoolt puhastamine, et mul siin kindlasti veel Eerika võtab sõna sellel teemal ja kõik, et esimene asi on vesi. Meil on suurepärane E-Springi filter ja suurepärane, oli see näha, suurepärane karafin ja kus me alguses ei osanud nagu seda karafini kasutusele võtta, aga kõige parem on ju vesi joomiseks, kui ta on ikkagi mitte külm kraanivesi ja meil on ju kaev, nii et meil tuleb kraanist väga külm vesi ja siis me hoiame nüüd seda siin karafinis ja väga hea vesi on toatemperatuuril, et meie organism ei peaks seda soojendama meie jaoks. Nii et see on see, mis viib puhas vesi, E-Springi vesi, mis viib meil mürgid kehast välja. Ja muidugi tasub korrastada oma mõtteid. Ma jäin täna natuke ajahätta, ma korraks näitan, minu üks lemmikraamat on see
Jaapani korrastuskunst, kes on sellega kokku puutunud ja teab, et teate, mina tunnen, et see raamat, et ma olen seda metoodikat kasutanud, kodu püsib paremini korras, aga ma tunnen, et ma vajan seda raamatut, kui mul hakkavad nii-öelda vaimses plaanis asjad üle pea nagu kerima, siis ma võtan ja loen natuke seda, et see nii-öelda kolavaba elu, et ka meie pea oleks kolavaba, et see on päris häid nõuandeid saab siin ka selles osas. Ja et me oleme üks tervik, siis vastu kevadele minnes puhastamise ja kevadele valmis olekuks näitaks ma lihtsalt ühte ilutoodet ka, et see on meil C-vitamiini seerum, et ta annab selle aastaaegade vaheldusel, niisugune ilus tore pudel, et kui ilusti, meil on igast tooteid ka, millega oma nägu puhastada, aga just Talis tuletas seda toodet meelde, et kuule see, et kevadel, et saada nagu värskeks ja saada oma nii-öelda nahktoonusesse, et see C-vitamiini seerum on ideaalne toode just niisuguse puhta ja värske kevadise naha saavutamiseks. Nii et see on ka, see tuleb ise kokku segada, siin on see vitamiini pulber, puhas C-vitamiin on siin kapsli sees ja siis saab selle siia ise kokku segada. Nii et selline äärmiselt imeline toode just kevadise värske puhta naha saavutamiseks. See tuleb ära kasutada. Ja ära tuleb kasutada 30 päeva jooksul, muidu ta ei tööta, läheb teil vanaks. Nii et ilus eest ja väljast vesi, pea ja see, mis me siis endale peale määrime. Nii et aitäh minu poolt praegu kõik. Aitäh, Sille. Aga see, mis me sisse sööme veel, sellest räägib ka meile meie järgmine esineja Martina, nimelt Super Smootist. Martina. Ja, kas mind on kuulda? Ja, et mina siis tegin smoothit XS-i siis selle mojito joogiga. Et tegelikult jook oli minu jaoks nagu, kuidas ma siis ütlen, ma olen varem taolist jooki teinud, aga lihtsalt mitte XS-iga. Et kuna minu jaoks klassikalises mõttes käivad münt ja vaarikas käsikäes kokku, siis nüüd ma kasutasin lihtsalt piparmündi asemel XS-i. Ja kuna ma niisama värsket ei joo, aga mulle meeldib see kerge soolasus sinna, siis ma lihtsalt lisasin XS-ile peotäie vaarikaid, paar lusikat värska vett ja lihtsalt mikserdasin kõik kokku. Ja siis kõige põhja ma lihtsalt purustasin vaarikaid, et anda natuke sellise hapukust ja värskust ja kokku sai üks väike roosa nagu printsessi kokteil. Et minu jaoks on selline hästi värskendav ja ma tegin endale seda ka täna hommikul, enne kui ma siis haiglasse oma imelist valvet läksin tegema. Ja see andis siis lisaks niikuinii XS-is olevatele toredatele vitamiinidele veel omakorda siis boost'i koos vaarikate ja värskaveega. Et minu hommik hakkas roosalt täna. Aitäh sulle, Martina. Nii, edasi meile räägib Eerika. Eerika, oled sa kuuldel? Ega sa veel ära ei ole läinud? Ja Eerika, ole hea, räägi meile sellest kevadisest suurpuhastusest iseendaga seoses kiudtainete lisamisega. Jah, aitäh ja tere jälle. Nii nagu Sille ütles väga ilusasti, et inimene on tervik, et me olemegi tervik ju. Ja tegelikult on meil hästi palju pisikesi sõpru meie sees ja nemad elavad meil soolestikus. Ja võib-olla olete tähele pannud, kui näiteks ostate sepikut või mingit seemneleiba, siis seal on toodud eraldi välja, et kui mitu protsenti sellest tootest on kiudaineid. Nii et kiudained on tegelikult üks väga oluline komponent, mida need väikesed sõbrakesed seal soolestikus tahavad. Ühel koolitusel öeldi nii ilusasti, et need kiudained on nagu peenar nende bakterikeste jaoks, et need meie pisikesed sõbrad. Ja meie soolestiku sein on ju see, läbi mille kõik see hea ja kasulik, mida me sisse sööme, satub ka vereringesse.
Aga nüüd, et mitte siis lugeda sealt pakendite pealt, et otsid leiba või mingit sepikut, et kui seal kiudaineid on, siis meie süsteemis, ma nüüd loodan, et kas nüüd keegi, kas Annela või Sille näitavad seda pakendit, et mina kahjuks ei saa näidata, võtsin küll kaasa, aga no mis teha. Ja selles karbis on sellised mõnusad pabertuubid. Ja kui nüüd see tuub lahti teha, siis seal sees on selline kollakas pulber, mis tuleb veega segada, see on vees lahustuv. Ja üks asi, mis mulle veel meelde jäi, et kes ei ole varem seda kasutanud, et siis tervet seda tuubi ei maksa kohe ära lahustada võib-olla esimesel 3-4 päeval, vaid tõesti võttagi see pool sellest tuubist, lahustada ära ja juua ära. Ja Health Pointiga seoses see meesterahvas, kes tutvustas seda programmi, ta rääkis enda sellisest süsteemist, eks ju, et ta hommikul ärkab üles, läheb, teeb oma sammud, siis ta tuleb tagasi ja siis ta joob selle kiudainete loo ära ja siis 20 minutit hiljem alles ta hakkab sööma. Nii et see kõik jõuab ilusasti seal soolestikus ennast paika panna ja toimetab siis meie tervise kasuks. Nii et kui nüüd midagi mul rääkimata, siis palun täiendage mind. Aitäh! Võin küsida midagi? Sille tahtis vist... Küsi Martina. Ja küsi Martina. Ma tahtsin küsida, et miks sa soovitad seda poole paki kaupa alguses proovida? Muidu võtab kõhu kinni. Organism ei pruugi, aga organism, kui ei ole harjunud, need on väga puhtad kontsentreeritud kiudained. Ja kui organism ei ole harjunud, siis et esialgu soovitatakse, mõned vitamiinid on ka sellised, mida tundlikumal inimesel soovitatakse, näiteks poole kaupa alustada võtmist. Vett peab olema ja kiudainete puhul on ülioluline see, et kui võtta üks pakikene, siis miinimum 250 milliliitrit vett peab olema joodud. Et pigem rohkem kui vähem, et kindlasti see vedeliku kogus peab olema päris suur, et kui kiudaineid tarbida. Aga jah, et lihtsalt organism harjuks sellepärast pool alguses. Et ma igaks juhuks ütlen ka, et paljud, kes on nagu seedimisspetsialistid, selles mõttes, et nad otsivad igalt poolt selliseid vahendeid, mis seedimist parandaks ja siis on kuulnud sellist sõna nagu probiootikum. Olete kuulnud, on ju? Siis jah, seda praegu Nutriordil ei ole, aga kuuldavasti ta tuleb suvel. Nii et suvel tuleb Nutrilati probiootikum, see on nagu üli tugev sõna. See toidulisandite maailmas, see on ülitugev sõna. Ma tahan ühe asja veel lisada, see on niisugune väike positiivne, kiudainepulbri positiivne lisaväärtus, mil me avastasime täiesti juhuslikult, kogemata. Nipinurk tuleb praegu ja mulle meenus selle juhtumiga seoses see, kui Grete kirjutas, kui jälle kool kinni läks, et palun, kui vana Sebastian sul oligi, et aktiivsele poisile palun soovitage veel tegevusi, mida ta on juba seda teinud, aga mis ta veel võiks teha. Kui teil on lastel kodus igav ja teil on siledad põrandad, visake, see on nüüd Pipi Pikksukk praegu räägib, et siis visake palun pakitäis kiudaineid põrandale ja siis laske lapsed sinna uisutama peale, et ta teeb pinna nii libedaks, et meil läks pulber maha ja köögipõrand ma pidin pikali kukkuma, ma ei tea, ta on nii sile ja nii libe, et ma ei soovita muidugi vitamiine raisata, aga kui te mõtlete nüüd, ma olen Pipi, siis sobib. Tõesti, see oli nii naljakas. Aitäh. Suur tänu Eerikale ja Sillele ja Talisele nende suurepäraste nõuannete eest. Ja lähme edasi oma tänase õhtuga. Nii kevadisest näopuhastusest Artlisti Hydraviga räägib meile Marika. No see oleks päris hästi sobinud sinna Sille jutu juurde, et enne siis, kui selle seerumi kallale asuda, siis väga head tööd teeb näopuhastaja,
niiskele nahale, niisugune, no sõltuvalt herneterast, aga hernetera suurune ja natukene siis hõõruda mööda nägu vahule ja puhastada nägu ja maha loputada ja siis aitab toonik siluda. Ja kui täna siin juba korra oli juttu sellest puhtuse lõhnast, siis see hüdravee on nüüd kahtlemata sellesse rubriiki kuuluv, et see lõhn on niisugune peen, mahe, aga ta on olemas. Ehk et ja ta on meeldiv ja tal ei ole sellist, ütleme ka näiteks sellel kreemil, et tal ei ole sellist, sellist tüüpilist kreemipoti lõhna, et sa keerad ära ja ütled, et ahah, kreem, vaid et ta on just selline mõnus, mahe, värske ja muidugi see puhastaja konsistents on hästi mõnus, see toonik jätab väga mõnusa tunde ja sileda näonaha, et meil veel käib endiselt kodus see, et kui me siis nädalavahetusel tütrega kohtume, siis katsu minu põske, et me veel ei ole nagu lõpetanud seda imestamist, et aga katsu nüüd mu põske ja katsu nüüd mu põske. Nii et julgen soovitada ja kindlasti, et kellele saab ta harjumuseks see näopuhastaja ja toonik, siis ongi väga tore, kui saab harjumuseks. Siis on hea puhas olla. Aitäh! Ja aitäh, Marika, ja see on tõesti, ma tahan ka veel lisada, et see on lihtsalt nii hea lõhn, et tahaks kogu aeg nuusutada. Ja glükosamiin, sellest oli meil juba siin ennem juttu natukene seoses HealthPoint programmiga, aga sellest täpsemalt räägib meile veel Sille. Ja ma võtan täna selle ülesande enda peale, et see, kes pidi rääkima sellest, et ma täna ei saanud tulla meie seltskonda. Et glükosamiin on apteegis ka saadaval, aga see on kindlalt parim glükosamiin, mida te võite tarbida, kui teil on liigestega probleemid. Apteegi glükosamiin sisaldab mingit nisupreparaati, suurendab söögiisu, suurendab inimestel kehakaalu, ise enda pealt tean, vanasti tarbisin apteegi glükosamiini, liigesed olid nii haiged, et ütleme, kükitamine oli, enne mõtlesin 10 korda, kui kükitasin, et kas pärast püsti saab või ei saa. Apteegi glükosamiiniga, ütleme, sain elada. Aga sellega praegu, ma ütlen, ma käisin siin ükskord, ma olen seda kogemust jaganud, et põlv hakkas valutama, mõtlesin, et ei saa olla, et ma võtan ju glükosamiini, et kuidas mul põlv valus, et mul ei saa liigesega probleem olla. Ei olnudki. Arst ütles, et me ei ole nii ilustat põlve üldse väga ammu näinud. Ja röntgen tehti, jah, teil on nii ilus põlv, et liigesevedelik ja kõik on nii paigas, kui üldse olla saab, nii et kellel vähegi liigestega probleemi on, ta lahendab liigese probleemid, võtta koos C-vitamiiniga ja koguseid täpsustage oma kutsujalt, et paki peal on 1 kapsel päevas, aga kui teil on põletik, siis see kindlasti ei aita. Et kuni selleni välja, et mina võtsin oma suure põletiku perioodil 4 glükosamiini koos 4 C-vitamiiniga hommikul, sama portsu õhtul ja lõuna ajal 3 oomegat. Ja nüüdseks ma olen oma kogust vähendanud. Kellel on väiksem põletik, võib-olla 2, 2 ja 2 näiteks päeva jooksul võtta, aga oomega ka kindlasti juurde, aga siis kui te ütleme niimoodi, et nagu 2 C-vitamiini ja oomega vedeldavad mõlemad verd, et 2 C-vitamiiniga koos võib veel oomegat võtta, aga kui te 4 võtate juba, siis peaks see oomega, sellepärast oli see oomega mul nagu lõuna ajal eraldi korrana.
nii et parim glükosamiin, mida te võite, koorikloomadest saadakse seda, et kellel nüüd on kooriklooma allergia, siis ei maksa võtta, aga igal juhul soojalt soovitame, Lätist tellime ja 28 on sellel. 28. on meil Läti tellimuse tegemise kuupäev, et siis andke teada, kes seda soovib, igal juhul te saate abi. Kas on meil ka kollageenitooteid? Kollageenitoodete kohta küsimus. Kollageenitoote on roheline Truviviti. See, mis on, mul ei ole hetkel rohelist, mul on lilla, mis on Truviviti, on 2 sorti, on ühesõnaga roheline, mis on siis tabletid ja joogid. Et 2 erinevat toodet on selles, jook on kreebimaitseline hommikul juua ja siis on siuke karbikene, kus on siis 2 kaupa tabletid, õhtul 2 tabletti võtta ja see rohelise karbi sees Truviviti on see, mis tõhustab ja aitab organismil siis kollageeni toota, on väga tõhus just selle koha pealt ja kõigele lisaks sisaldab ta tsinki ja C-vitamiini, et ta nagu kaitseb nahka ja niisutab seest poolt organismi, nii et roheline Truviviti on kollageeni toode. Super teadmised. Ja nüüd meie õhtu hakkab läbi saama, kas kellelgi on veel mingisugused vau-efektid, vau-vaimustust artistri toodete kohta või midagi? Talisel. Palun, Talis. Minu lemmiktoode. Ma ootasin seda pikisilmi, sest ma kogu aeg hommikul esimene asi, mis ma teen peeglikese lahti ja vaatan, kes on ilusam mees kogu maailmas. Ma ei saagi lahti seda. Su ilu. Niimoodi. Ei, no see oli nali, aga tegelikult täna tulin, et kes siis tellis artisti tooteid 60 punkti eest, saab siis sellise, see on akupank tegelikult, et sa saad selle kaasa võtta, siin on külje peal on siis USB sisend, et sa saad, kui sul telefon ära kukub, siis sa saad oma telefoni laadida või mida iganes, on ju, et ma arvan, päris vinge asi ja kui jääd öö peale, siis ma arvan, et see valgustab ka päris hästi. Ma mõtlesin, kui meil õppetöö koolimajas toimus, üks meeskolleeg käis kogu aeg ma käest sageli küsimas, et ega sul telefonilaadijat ei ole, siis ma hakkan talle peeglit laenama. Nii et jah, et ma ei saa öelda, et ta nüüd minu vautoode on, aga teate, mina ütleks, et ta on väga ilus ja disainilt ja kui ma vaatan neid USB auke ja kõike, mis on ühesõnaga minu jaoks natuke kauge teema, nagu Apple. Aga minu jaoks on ta, teate, vaadake, ta on nii Apple'i disainiga mulle, tähendab, ta on nagu tekitab minu sama tunnet. Väga ilus. Ja see on mõeldud tegelikult, Ammei tõi siis selle välja emadepäevaks, et on aega emadepäevani siis artisti tooteid osta. Kui te lõhnaõlisid ostate, siis ainult üks lõhnaõli läheb sinna sisse, et siis Flora Chic minu arust läks, et teised Ammei lõhnaõlid ei lähe sisse. Sest Flora Chic on ainuke artistri toode, teised on Ammei lõhnad, artistri kaubamärgi lõhn on Flora Chic ainukese. Aga jah, praegu see on siis minu praegune vautoode. No super, igastahes hakkame tellima. Ja sellega on meie tänane õhtu peaaegu läbi, aga ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et kestab XS Challenge. See tähendab seda, et katsetage ja pange oma tööd üles Go21 sellesse kommuuni keskkonda. Ja järgmisel tooteõhtul loosime kõikide osalejate vahel välja auhinna. Ainult mitte vist nende, kes juba on saanud. Ei, tegelikult sellega me tegime erandi, et kõik, kes saadavad pildi, kõik osalevad. Nii et ma tean, et Annela on juba saatnud ja nüüd Martina tegi ka. Nii et julgesti katsetage. Et kes veel hoiab kodus salaja, siis saatke, aga pange aga pilt ja tähendab, selle kokteili kvaliteet ei määra, kas sina võidad või ei võida. Fortuna määrab selle. Me oleme küllalt selliseid kokteile ka katsetanud, mis eriti maitsvad ei tule. Aga XS teeb muidugi kõik heaks, enamasti. Nii et kiirustage oma piltide üleslaadimisega.
ja reedene tiimi süsteemiõhtu tuleb meil väga eriline, kuna sellest võtab osa ka meie kõigi ülaliin Sirli Truia. Väga kasulik on kõigil kohal olla, et saada osa siis sellest informatsioonist, mis muidu liigub vaid kitsamas ringis. Ja süsteemiõhtu algus täpselt kell 19. Ja siinsamas Zoomi keskkonnas. Ärge kuulge peale mingi. 19.30. Vabandust. 19.30. Jah. 19.30 reedene tiimisüsteemi õhtu, 19.30. Ja järgmisel nädalal, kolmapäeval, on tiimi äriplaani esitlus kell 19.00 ja neljapäeval kuu viimane tooteõhtu kell 20.00. Ja tänaseks, ilusasti oleme graafikus, mõni minut on üle, aga igal juhul tänan kõiki esinejaid ja huvitavat informatsiooni, mida sai küllaga ja ilusat õhtut teile. Aitäh! Väga tubli! Head õhtut! Head õhtut! Kõike head, olge terved! Head õhtut! Tšau! Head õhtut! Peace!